Tumedad tunnid. Tere, hea ulmesõber! Sa hakkad kuulama õudus- ja ulmejutu vestmispodcasti Tumedad tunnid suure suvise järjejutu teist osa. Aasta on 2026. Mina olen saatejuht Priit Öövel. Kui sattusid siia kogemata, siis mine esimese osa juurde ja kuula, kuidas asi alguse sai. Ma loen teile teise osa Häli Kivisilla muinasjutulisest armastusloost Siidisärki kuldakörti. Ja siin ma nüüd olen, Põrgu külaliste maja tagatoas pikklaua taga. Siidisärk ja kuldkört seljas, ehtsad nahkkingad jalas. Pea põrgukrooni ja teemantidega ehitud pruudiloori raskuse all vankumas. Pulmapillerkaar käib mu ümber juba mitmendat tundi ning kõik paharetiplikad ja põrgupoisid tantsivad nii, et kogu põrgu väriseb. Kellelegi ei lähe korda, et pruut ja peigmees teineteisest võimalikult kaugel istuvad ning kordagi musitanud pole, kuigi kibe on karjutud nii mitu korda, et sellest jätkuks kogu maailma pulmadesse ja kamalu täis jääks veel ülegi. Ma oleksin pidanud olema hirmu täis, aga mind valdas tuimus, mis mind Aino ja Marguse lahkumisest alates saatnud oli. Pealegi polnud põrgulised kuigi ähvardavad ega koletislikud. Ainus, mis neid inimestest eristas, olid sarvenukid ja lustlikkus. Kui põrguliste lärm välja kannatamatuks muutus, kummardus Aksel minu poole ja ütles: aeg minna. Me mõlemad tõusime püsti ning põrgupoiste ja paharetiplikade kõridest pääses valla juubeldav karje. Aksel hakkas minu ees tagakambri ukse poole sammuma. Ma järgnesin talle. Kõikjal meie ümber karjusid ja huilgasid põrgulised ning pildusid meid hea õnne tagamiseks jahtunud söekildudega. Ukseni jõudes pööras Aksel end ringi ja lehvitas rahvale. Ta avas ukse ja tegi mulle kummarduse. Põrguemand, teie järel, lausus ta. Ma neelatasin. Uks avanes täielikku pimedusse. Ma surusin hirmu maha ja sirutasin käe Aksli poole. Ainult koos sinuga, mu kallis kaasa. Naeratus tardus Aksli näol, kuid ei vääratanud, kui ta mu käest kinni võttis ja mind tuppa juhtis. Uks sulgus meie järel ning toas süttisid üksteise järel põlema küünlad. Neid oli 13 ja nad hõljusid õhus, valgustades pulmakambrit sooja punakuldse kumaga. Esimene mööbliese, mida ma nägin, oli voodi. See seisis keset tuba, päits vastu tagumist seina ja oli kaetud õhuliste suletekkide ja patjadega. Mu pilk eksles põrandale. Seda kattis võõrapärase mustriga paks villane vaip, mis ulatus kambri ühest seinast teise. Tihedad kardinad langesid põrandani, peites akna täielikult enda taha. Kardinate ees seisis ümmargune laud ja selle alla oli lükatud 2 rangisjalgset polsterdatud tooli. Aksel avas voodi jalutsis oleva kirstu ning võttis sealt padja ja teki. Hea tund, sõnas ta. Ta sättis end mugavasti ahju peale ja keeras mulle selja. Mina võtsin krooni ja loori peast ning asetasin need lauale. Jätsin aga kingad jalga ja riided selga, kui Aksel ahju tagant siiski välja peaks tulema. Ei tulnud.
hoopis norisema hakkas. Ma läksin ukse juurde ja piilusin lukuaugust välja. Tagatoas käis pulmatrall endise hooga edasi, aga 2 põrgupoissi olid end kambri juurde pinkidele istuma sättinud ja heitsid aeg-ajalt pilke suletud ukse suunas. Valvurid, oportunistid. Ma tõusin ja uurisin läbi kogu kambri, kuulates aksli rütmilist norinat ja pidades silma peal tema õlgu katval tekil. Aken oli pisikeste ruutudega, kõvasti kinni ja lukus ning toas polnud ühtegi teist ust. Ukse juurde tagasi jõudes kõhklesin hetke, keda ma rohkem kartma peaks. Oma kõhetut abikaasat või pulmaviinast ülemeelikuks muutunud põrgulisi või, kui olukorrale teisest küljest vaadata, kas mu abikaasa suudab mind oma majaliste eest kaitsta. Lükkasin uksele riivi ette ja tippisin voodi juurde. Tekk oli katsudes pehme ja soe, udusule kerge. Ma ronisin voodisse ja tõmbasin teki enda ümber, hoides silma peal nii uksel kui ahjul. Kuigi koiduni polnud minu arvestuse järgi palju aega jäänud, ei kavatsenud ma magada. Hommik algas vareste kraaksumisega. Aksel ajas end ahju tagant istuli ja vaatas voodi poole. Ma pigistasin käed teki sisse ja põrnitsesin talle paistes silmadega vastu. Ta tõusis ja läks uksest välja, tõmmates riivi kolinaga lahti. Niipea kui ta oli lahkunud, jooksin ma ukse juurde ja lükkasin riivi tagasi. Mõne aja pärast kõlas koputus uksele. Piilusin lukuaugust välja. Ukse taga seisis sarviline paharetiplika. Ta kandis käes kandikut viilutatud leivapätsi, või ja juustuga. Kandiku teises servas seisis aurav teekann ja klaasist meepurk. Avasin ettevaatlikult ukse ja paharett astus kambrisse. Mina olen ööviu, sõnas ta terava hambulise naeratusega. Noorsarvik ütles, et põrgu emandale tuleb hommikusöök tuua. Ma ei teadnud, mida tuua, nii et tõin seda, mida nägin emandat öösel söömas. Paharett asetas kandiku lauale krooni kõrvale. Ma vaatasin uksest välja. Pikk laua taga istus paar tosinat paharetti ja põrgupoissi ning vohmisid herneputru süüa. Tänan. Pahareti plika uudistas mind. Kas aitan emandale toitu serveerida? Ei, pole vaja. Küll ma ise, laususin kiirelt. Võid nüüd minna. Vanasarvik ütles, et kui hommikusöök söödud, tahab ta oma uue miniaga lähemalt tuttavaks saada, ütles ta ukse juurde jõudes. Ma noogutasin. Vanasarvik ootab minijat peamajas, lisas paharett. Ma sulgesin ja riivistasin ukse tema järel kiirelt ja läksin siis laua juurde. Piilusin kardina vahelt välja. Pulmapidu oli peetud külaliste majas, mis oli hoolega puhtaks pühitud ja noorte kaskedega ehitud. Külaliste majast põhja pool seisis peamaja, nagu pahareti plika seda kutsunud oli. Kõrge hoone, tugeva viilkatusega. Esiküljel piirdega ümbritsetud puitveranda, mida mööda ronisid õitsevad väänkasvud katusele. Veranda lõunapoolsel küljel seisid pink, millele olid kuhjatud vaibad ja tekid, ja kiiktool, milles istus vanapagan ja jõi portselantassist teed. Tema kõrval seisis Aksel, ikka veel pulmariietes. Ta pööras end ja tegi käega liigutuse külaliste maja poole. Ma lasin kardina lahti ja astusin aknast eemale. Mu kõht korises. Eelmisel õhtul olin ma proovinud vaid lihavabu toite.
Nii palju oli mulle vanatädi juttudest meelde jäänud. Tema lemmikjutt, mida talle meeldis rääkida sügisõhtutel, kui tuul ulgus maja ümber ja puuoksad peksid üksteise vastu nagu sõdalased lahingus ning mida mina ja Aino kuulasime ikka ja jälle süda õudärevusest värisemas, oli lugu inimese liha armastavatest kuraditest. Mitte meie maa kuradid, lisas vanatädi jutu lõpus alati juurde. Meie maa kuradid ei võta inimliha suu sissegi. Mõisahärrad peksid meist juba ammu kõik rasva välja ning alles on vaid kondid ja kõõlused. Ei vana tühjad sellest kõhtu täis saa. Pärast seda oli tal kombeks oma kondise sõrmega mind ribide vahele torkida. No, sinust võib olla küll. Oled meil siin rõõmus rullike. Seetõttu polnud ma peol söönud muud kui leiba ja kitsejuustu. Ja sedagi ainult sellepärast, et ma ei tahtnud põrgu rahva ees näljast ära minestada. Ma istusin toolile ja hakkasin leivakäärule võid määrima. Selleks oli kandikul nüri, ümara peaga puunuga. Ja nii leib kui juust olid juba paksudeks viiludeks lõigatud. Kui ma olin kõhu täis söönud, tippisin vaikselt ukse juurde ja piilusin lukuaugust välja. Enamik põrgupoistest olid tagakambrist kadunud, aga mõned tüdrukud teenijad koristasid lauda ja ööviu istus laua taga, hoides pilgu kindlalt tagakambri uksel. Egas midagi. Lähme ja teeme äia papaga lähemat tutvust. Surusin hirmuvärina jõuga maha ja avasin ukse. Pahareti plika hüppas püsti ja ruttas minu juurde. Kas põrguemand on valmis? Küsis ta sügavat kniksu tehes. Ma noogutasin. Paharet hakkas minu ees ukse poole sammuma ja ma järgnesin talle. Mida lähemale ma verandale ja vanapaganale kõndisin, seda kiiremini mu süda põksus. Pulmapeo ajal oli vanapagan olnud lahke ja lustlik, palju rõõmsam kui peigmees, aga tema pilk oli minul peatudes alati olnud uuriv, nagu prooviks ta välja mõelda, mida ma teha kavatsesin. Vaatasin aksli järele ringi, aga mu vastne kaasa oli kadunud. Põrguemand, majaisand, sõnas ööviu. Vanapagan liigutas kätt ja tüdruk lippas kiiresti minema. Kiiktooli kõrval lilleampli varjus seisis väike laud, mis oli kaetud valge pitslinaga. Sellel seisis kandik teekannu ja taldrik magusate kookidega. Vanapagan nägi mu pilku ja muheles. Ma olen vanas eas magusat armastama hakanud, sõnas ta sügaval häälel. Väike patustamine. Ta silmad tõmbusid viimase sõna juures kissi. Põrgu peremees võib patustamist endale lubada, vastasin viisaka naeratusega. Lähemalt vaadates oli vanapagan veelgi suurem ja kogukam, kui ma teda tõllas istudes mäletasin. Mustad sakris juuksed peitsid sarvemügaraid, aga mitte täielikult. Toekad käed olid kaetud mustade karvadega, nagu ka sõrmed. Jalad olid peidetud massiivsetesse saabastesse. Näol oli vaevu aimatav naeratus. Võrdled mind mu pojaga? Küsis vanapagan. Ma langetasin kiirelt silmad. Ma olin seda tõepoolest teinud, imestades, kuidas ühel tugeval isal nõnda kidur poeg saab olla. Ta mu 13. laps, õnnetooja, sõnas vanapagan. Kehalt väike, vaimult suur. Kes teab, miks ta selline välja kukkus. Aga istu, põrguemand. Kas teie kaasa ei peaks põrguemand olema? Küsisin ma vastu. Vanapagan raputas pead. Lilliaeg põrgus sai juba mitu aastat tagasi otsa ja ta läks tagasi tuleleegi sisse. Olnud põrgul õiget perenaist enne eilset õhtut. Ma istusin pingile, mis oli maja seina vastu paigutatud
ja kargasin siis ehmatusega püsti. Teki kuhja asemel, mida ma arvasin pingil olevat, istus neisse mässitult hoopiski vana naine, kelle nägu oli kortsuline kui äsja küntud põld. Naine pobises vahet pidamata. Mu vanaema, lausus vanapagan. tema on meie ilmategija. Oli ju ilus pulmaöö, soe, sääskedeta, mõnus ja hubane. Ta tõusis toolilt püsti ja astus pingi juurde. Kõik on vanaema tegu, sõnas ta ja kohendas hellalt vana naise kaela ümber olevat suurrätti. Ma sain keha värisemise kontrolli alla ja naeratasin. Tere, vanaema, sõnasin ma häälega, mis oli sosinast vaevalt kõrgem. Vanapagan läks tagasi kiiktooli juurde. põldosja tee, sõnas vanapagan teed tassi valades ja tassi mulle ulatades. annab päevaks vajamineva jõu. Võtsin tassi vastu ja maitsesin teed. Oli teine pehme maitsega, üldsegi mitte kirbe. Vanapagan seadis end kiiktooli istuma. Sa oled juba mõelnud, kuidas sa siit põgenema pääsed? Ma saatsin vanapaganale kiirpilgu. Too muheles habemesse. Mu vanematel poegadel on kõigil olnud mõrsja või 2 või 10 ja nad kõik on proovinud siit põgeneda. Kas kellelgi on seega õnnestunud? Mõned pääsesid põrgust välja, aga nad toodi tagasi. Mis neist sai? Söök sigadele. Ma lonksasin järjekordse sõõmu teed, võttes vanapagana ähvarduse teadmiseks. Kas Aksel on ka kuskil lähedal? Küsisin ma juttu teisale juhtides. Vanapagan raputas pead. Läks lautadesse vaatama, kuidas lehmad elavad. Teil siin suur talu. Vanapagan ühmatas. Seda teadsid sa ju ennegi. Selles oli vanapaganal õigus. Ehmatasid meid kõiki oma saunatrikiga, jätkas vanapagan. Tema hääles oli teatud hoolikalt välja peetud ükskõiksus. Kelm tüdruk. Ma neelatasin, kurk teelonksudele vaatamata kuivamas. Ma tahtsin vabandada, aga vanapagan heitis käega. Põrguemand peabki kaval olema, sõnas ta muigega. Ega ta muidu siin hakkama ei saaks. Kannata veidi, harjud siinse eluga ära. Aksel saab ka oma pahameelest üle ja elate ilusasti teineteise kõrval. Mu selja tagant kuuldusid sammud. Sealt ta tulebki, sõnas vanapagan. Viskasin pilgu üle õla. Üle õue kõndis Aksel, kes oli pulmariided linasest tööriiete ja kõrge säärega saabaste vastu vahetanud. Ta polnud poolt nii kohmetu ja ebalev kui jõe ääres, kus ma teda esmakordselt kohtasin. Kuidas lehmad? Küsis vanapagan, kui Aksel veranda juurde jõudis. Nagu ennegi, vastas mu abikaasa suud kõverdades. Vanapagana nägu muutus süngeks ja ta lürpas suure lonksu teed. Vanaema pobises midagi kõvemini ja taamal hakkasid pilved end metsaservalt üles ajama. Aksel pöördus minu poole. Eva, tahad sa oma maja näha? Ma tõusin püsti, tänasin vanapaganat tee ja vestluse eest ning lasin Akslil end minema juhatada. Ta viis mind tosinast aidast ja tallist mööda jõe äärde, kus kasvas uhke remmelgas. Üle jõe viis lihtne puusild ning jõekäärus seisis heledast puidust maja koos sama heledate kõrvalhoonetega. Majal olid pisikeste ruutudega suured klaasitud aknad, rookatus, kivist korsten ja kogu jõekäär lõhnas värske puidu järele.
hoonete vahel viisid mitu kivide ja kruusaga kaetud jalgrada kas jõe äärde või metsaservale ning üks rada ka jõekääru kaugemasse otsa, kuhu oli ehitatud paadisild. Aksel kõndis aeglasemalt ja lasi mul ringi uudistada. Maja lõuna ja lääne küljel laius suur pügatud muruplats. Ma vaatasin seda ahnelt, jagades platsi ruutudeks. Miks sa seda muru nii kangesti vahid? Küsis Aksel. Ilus koht õunaaia jaoks, vastasin ma mõtlemata ja laksasin siis käe suule. Õunaaed oli alati minu unistus olnud. Ma olin isa mangunud juba 10 aastat, et ta laseks mul meie maja ümber õunaaia teha, et oleks puuvilju, mida süüa ja ka laadal või linnas müüa. Isa ainult mühatas selle peale midagi naiste jampsist ja tobedusest ja heast põllumaast, mida ta puude kasvatamiseks ei mõelnud raisku lasta minna. Aksel vaatas muruplatsi ja siis mind. Õunaaed, küsis ta kulme kergitades. Ma langetasin käe ja ajasin selja sirgu. Õunaaed neh. Aksel kehitas õlgu ja astus majja. Minust paremale jäi suur köök, pliidi, ahju ja laia suuga koldega. Köögi põhjapoolsemas otsas asus sahver. See oli maast laeni riiuleid täis, millele olid asetatud rasvapotid, kitse- ja lambajuustu kerad, soolakristallidega kaetud võikangid, mesi, vürtsid. Põrandal seisid püttides soolakala, hapukapsas, soolaliha. Ühele riiulile oli paigutatud põikpuu, millelt rippusid konksud suurte singitükkidega. Sahvris asus põrandaluuk ja kui Aksel selle üles tõstis, nägin ma keldrit, mille salved sisaldasid kartohvleid, porgandeid, naereid, kapsapäid, sibulaid, ube ja herneid. Köögist vasakule poole jäi söögi- ja elutuba ning 2 magamiskambrit. Üks neist oli sisustatud vaid hädavajaliku mööbliga, samas kui teine uhkustas suurte riidekappide, põletuskirjas kaunistatud kirstude, öökappide ning polsterdatud toolide ja tugevast puust lauaga. Üheks seinaks oli söemüür, mis ühendas köögi maja tagumise poolega ning selle kõrval seisis suur pesukauss, savialusel seebitükk ja kann veega. See on sinu kamber, sõnas Aksel mind ehitud tuppa juhatades. Kambris oli 2 akent, mis vaatasid lõunasse ja läände. Ja sina? Mina magan teises kambris. Meie vahele tekkis pingeline vaikus. Ma nüüd su naine. See ei tähenda, et me voodit peame jagama, vastas Aksel ja astus kambrist välja. Oota, hüüdsin ma ja kiirustasin talle järele. Sain ta elutoas kätte. Mida ma siin tegema pean? Küsisin. Lehmi lüpsma, heina niitma, süüa valmistama? Aksel mühatas. Meil on paharette ja põrgu poisse piisavalt, kes neid töid teevad. Sinu asi on põrgut majandada. Sa ju ikkagi põrguemand. Seda öelnud, astus ta uksest välja ja läks pika sammuga tagasi jõe kaldale ja sealt üle silla peamaja suunas. Ma jäin ukse lävele seisma. Põrgut majandama. Mina. Ma kavatsesin siit nii pea vehkat teha kui võimalik. Ja siis end inimeste maailmas hoida. Kas või krutsifiksi kuhila all, kui vajalikuks peaks osutuma. Ei too keegi mind põrgusse tagasi ega anna sigadele söögiks. Üle silla tuli 3 paharetti ja 1 põrgupoiss. Minuni jõudnud tegid paharetid kniksu ja põrgupoiss kahmas kaabu peast ja kummardas kohmakalt. Meid saadeti põrgu emanda majalisteks, sõnas põrgupoiss. Mina olen tallipoiss ja kutsar. Mina olen kokk ja see siin on mu abiline, sõnas kõhetu paharett,
endale ja tema kõrval seisvale kiitsakale tüdrukule osutades. Mina olen emanda teenija tüdruk, sõnas Pahareti Plika, kelles ma tundsin ära selle, kes mulle hommikusöögi tõi, ööviu. Nende kõigi nägudel säras ootusärevus, millesse oli kummalisel kombel põimunud hirm. Mitte minu ees, aga millegi ees, mida ma suutsin kombata, aga mitte mõista. Nad seirasid mind pinevalt, need teenijate rolli pandud valvurid. Sundisin end rahulikuks. Mida närvilisem olin mina, seda hoolikamalt mind valvati ja tugev valve pole põgenemist kunagi soodustanud. Nad olid mind kutsunud emandaks, nagu vanapagangi. Ma polnud kunagi teatritükkides osalenud, aga ma olin viimased 2 aastat Lauka talu majandanud ja seda kogemust kavatsesin ma ära kasutada. Või majalised, sõnasin ma oma kõige emandalikuma häälega. Olgu peale. Lõunaks olgu peremehe lemmikroog. Sina, ma vaatasin ööviule otsa, aita mind nendest riietest välja ja anna lihtsamad kehakatted selga. Ma sain vaevalt riided vahetatud, kui kõlas koputus uksele. Põrgu emand tahab ehk oma valdustega tutvuda, ütles Aksel ukse tagant. Kui ma söögituppa astusin, nägin aknast musta Ruuna, kelle silmad välkusid ja jalad õueplatsi murul tantsisid. Tema kõrval seisis võik täkk, Aksel sadulas. Haarasin köögist kaasa üsna mitu paksu leivakääru. Jätsin ühe kääru enda kätte ja toppisin ülejäänud taskusse, mille ööviu mu ees põllele paari minutiga oli õmmelnud. Murdsin kääru küljest tüki ja andsin selle Ruunale. Too nuhutas leiba pikalt, enne kui selle mokkade vahele võttis ja alla neelas. Andsin talle järgmise leivatüki ja seekord oli nuhutamisaeg lühem. Kui terve leivakäär oli Ruuna suhu kadunud, tõmbasin end sadulasse ja sättisin end mugavamalt istuma. Ruun oli kõrge ja ta lihased mänglesid hooletult naha all. Aksel oli kogu selle aja kannatlikult oodanud, lausumata ühtegi sõna, kuigi tema pilk ei lahkunud minult sekundikski. Kuhu põrguemand minna soovib, küsis Aksel, kui ma ratsmed pihku olin võtnud. Sina oled teejuht, sina otsustad. Aksel võttis suuna Kivikarjääri poole. Oma isadelt ja vendadelt olin ma õppinud turrisjuuste ja õlgade vahele langetatud pea salajast tähendust. Ja seetõttu teadsin, et minu teejuhiks olemine polnud tema mõte. Küllap ta oleks praegu parema meelega kuskil mujal olnud, kas või laudas või karjamaal. Ta püüdis seda varjata, andes ülevaate roobastee ümber laiuvate viljapõldude ja heinamaade suurusest ja saagikusest. Ma noogutasin talle takka, aga ei proovinud ise midagi küsida. Kivikarjäär oli paistnud kaugel olevat. Ometi jõudsime sinna kiiremalt, kui arvasin. Küllap oli Ruuna ja Võigu näol tegemist võluhobustega. Võluloomade kohta oli vanatädi samuti mitu pikka lugu jutustanud. Ühe sammuga 7 penikoormat või kiiremalt kui tuul või kuidas see oligi. Kivikarjäär oli täis põrgulisi, kes kive kas lahti murdsid, kivimeistritele ette kandsid või juba tahutud kiviblokke vankritele laadisid. Põrguliste ja kivide vahel istusid kivimeistrid oma töökohtadel ja tahusid kividest blokke välja. Suure kasvuline põrguline kiirustas Aksli juurde ja sosistas talle midagi kõrva. Aksel tegi käega märgi, et ma seisma jääksin ja järgnes ise põrgulisele, kes juhtis ta karjääri põhjatippu.
ma vaatasin neid, kui nad omavahel elavalt vestlesid ja kuhja visatud kivirahne katsusid, aga peagi hakkas mul igav. Mind oli seisma käsutatud kiviplokkide virna kõrvale. Selle tagant kostus rütmiline toks, toks, toks. Ükski põrgupoiss ega paharett ei pööranud mulle tähelepanu. Ma libistasin end hobuse seljast maha ja piilusin ümber plokivirna nurga. Seal istus kiila pealae ja eri suunas vaatavate sarvedega kivimeister, käes peitel ja vasar. Tema käed liikusid kergelt ja kiirelt üle kivipinna ja rohmakast kivist sai minu silmade all hetkega tugev kiviplokk, mille ta virna lisas. Ilus töö, sõnasin ma sõrme üle plokkide libistades. Tänan, sõnas meister minu poole vaatamata. Ta oli enda kõrval olevast kivikuhjast järgmise kivi võtnud ning uuris seda. Kuhu need plokid viiakse? Küsisin ma, sest läheduses ei näinud ma ühtegi pooleli seisvat ehitist. Põhjapiirile, kindlustuseks, vastas kivimeister. Ta viipas käega karjääri seina sees oleva prao poole. Üks vanker oli just selle juures ja kutsariks olev paharett tegi käega kaare. Pragu muutus parajasti nii suureks, et vanker sellest läbi mahtus. Hetkega kadus vanker mäe sisse ja pragu sulgus. Otse tee, mühatas kivimeister ja sättis haamri ja peitli rahnu vastu. Ma pöörasin pilgu eemale, et mitte liiga uudishimulik näida. Kivimeistri kõrval kerkis vöökõrgune klibukuhi. Võtsin peotäie klibu ja lasin sellel sõrmede vahelt maha libiseda. Mõtlemata ütlesin ma, see klibu on paras tee täiteks kasutada. Ei lase teel minema uhtuda ja on vihmasel ajal veoloomadele kergem läbida. Üks pisike tükk jäi mu peopesale. Tuleb ainult hoolt kanda, et tükid liiga väikesed poleks. Muidu võivad raua ja kabja vahele sattuda ja hobuse lombakaks teha. Korraga tõmbus mu ihu kananahale. Vaatasin üles ja nägin Akslit, kes kivimeistri kõrval seisis. Ta põrnitses mind üksi silmi. Mu suu hakkas kuivama. Olin ma midagi valesti öelnud? Aksel sirutas käe välja ja ma lasin teravate servadega klibul tema peopessa kukkuda. Aksel võttis selle teise käe sõrmedega üles ja uuris kivitükikest ahnelt, nagu peituksid selles vastused kõikidele tema küsimustele. Ta noogutas kivimeistrile vaevu märgatavalt ja läks tagasi oma täkku juurde. Ma pean peamajja minema, sõnas ta sadulasse istudes. Saadan õrjetu sulle kaaslaseks. Seda öeldes ta kadus ja samal hetkel traavis mu verivärske tallipoiss karjääri väravast sisse. Õrjetu peatas hobuse minu juures. Eks vaatame siis, kui suur see põrgu on, ütlesin ma talle ja tõmbasin end taas sadulasse. Ise mõeldes, kas mu abikaasa meelemuutuse olid põhjustanud minu sõnad või midagi, mida suur põrguline oli öelnud. Ratsutasime õrjetuga pikalt läbi metsasalude ja üle heinamaade. Sumasime läbi madalate jõgede ja kihutasime galoppi voorete vahel. Mida kaugemale lõunasse jõudsime, seda udusemaks ilm muutus ja paar korda tuli isegi paar sabinat vihma. Järjekordsesse metsasallu jõudnud, lasin ruuna sammu käima ja ootasin, kuni õrjetu mulle järgi jõudis. Kõik leivakäärud olid juba ammu ruuna kõhtu kadunud ja kuigi päev oli teises pooles, ei näidanud ratsu väsimuse märke. Õrjetu ilmus metsarajal nähtavale. Ta silmad pöörlesid peas ja särk oli läbimärg. Mind nähes hingas ta kergendatult välja. Mul tekkis tahtmine teda veidi pilgata.
Ega ma esimesel päeval põgenema hakka. Enne tarvis ikka teada saada, kus põrgu piirid jooksevad. Kes teid inimesi teab? Vastas Õrjetu ja pühkis laubalt higi. Põrgu on tõesti suur, ütlesin ja ajasin ruuna edasi, üle puujuurte ja maha langenud puude. Sinu kihelkonnaga võrreldes tõesti, vastas põrgupoiss. Teiste põrgutega võrreldes oleme päris väikesed. Õrjetu kummardas ja läks madalate okste alt läbi. Tegin sama ja me jõudsime metsasalust välja. Minu ees laius kiviklibune maariba, mis viis jõe juurde. Sinna jõudes läksid mul silmad suureks. Minu ees olev jõgi oli mitukümmend meetrit lai ja valge nagu äsja lüpstud piim. Piimajõgi, ahetasin ma. Täpselt nii, vastas Õrjetu. Piimajõgi ümbritseb kogu meie põrgut ja kaitseb meid teiste kuradite ja saatanate vallutusretkede eest. Kuidas nii? Teiste maade kuradid upuvad piima sisse ära. Ja siinse põrgu kuradid? Meile ei tee piim midagi. Jõe kohal õhk väreles. See tihenes ja muutus uduks, mis taevasse meie kohale kaardus. Jõel on loits peal. Kuidas muidu? Ega piimast üksi piisa. Mulle tundus, et Õrjetu jättis midagi ütlemata. Näiteks selle, et kuigi teiste maade kuradid võisid piima sisse ära uppuda, võisin mina sellest läbi minna nagu veest. Ja lisaloits oli mõeldud mind põrgus hoidma. Pöörasin ruuna jõega paralleelselt ja nõõtasin. Õrjetu ajas oma hobuse minu kõrvale, jäädes minu ja piimajõe vahele ja me lasime elajatel sammu käia. Põrgus pole elu nii halb, sõnas Õrjetu mõne aja möödudes. Vana Sarvik toidab nii põrgupoisse kui paharette hästi ja ei väsita tööga palju. Ja maad on meil piisavalt, et jahte korraldada ja muid tegevusi teha. Saab isegi kaarikutega võidusõite teha ja 2 korda aastas toob vanapagan tsirkuse kohale. Nii et ainult äraharjumise asi, küsisin ma aasides. Täpselt nii, vastas Õrjetu ning ta hääl oli siiras. Ma pigistasin ratsmeid. Lähme koju, ma olen väsinud. Maja oli vaikne. Ainult köögist kostus rasvasärinat pannil ning koka ja tema abilise madalahäälset kõnelemist. Ma läksin oma kambrisse ja tõmbasin kardinad akende ette. Siis võtsin vihmast ja higist niisked riided seljast. Pesin end kausi kohal vee ja seebiga ning panin kirstust võetud puhtad riided selga. Linasest särk ja seelik, tikitud käised, suur rätt õlgadele, uus tanu pähe. Niisked riided viskasin laua kõrval seisvasse riidekorvi. Pean ööviule ütlema, et ta need ära peseks. Sirutasin selga ja ringutasin õlgu. Mu reied valutasid. Must ruun oli olnud kiire ja tema seljas püsimine oli nõudnud rohkem jõudu kui lauka talu taltsa mära seljas ratsutamine. Heitsin end voodisse pikali ja sirutasin keha nii pikalt välja, kui sain. Vähemalt voodi oli põrgus pikem kui mina ja mu jalad ei rippunud üle ääre nagu kodus. Ajasin käed padja alla. Need puudutasid vastu kõva eset. Hetkega olin voodist maha hüpanud ja end küüru tõmmanud. Mu süda tagus polkarütmis ja ma haarasin kausi kõrvalt tühja veekannu, sest see oli ainuke ese, mis sõjariista meenutas. Käsi kannuga ette sirutatud, tonksasin ma patja. See libises üle voodi ja kukkus põrandale. Padja alt tuli nähtavale piklik metallkarp, keerukad ornamendid nurki kaunistamas.
Sirutasin selga ja astusin sammu voodile lähemale. Puudutasin kannuga karpi. Peale tuhmi heli, mida savikann metalli vastu lüües tegi, ei juhtunud midagi. Sellest julgustatuna panin kannu öökapile tagasi ja torkasin karpi sõrmega. Metall nagu metall ikka, lihvitud ja hõbedane. Võtsin karbi kätte ja uurisin seda. Metalli sisse olid söövitatud sümbolid, mida ma lugeda ei mõistnud. Karbi tagaküljel olid hinged ja esiküljel puudus lukk. Kangutasin karbi ettevaatlikult lahti. Selle sisepind oli kaetud musta sametiga, millel lebas pärlitega kaunistatud kitsas peegel. Võtsin peegli karbist välja. Selle vars ja tagapind olid valmistatud luust. Esipind oli aga suitsune. Kui ma seda uudistasin, ilmusid peegli pinnale sõnad. Ütle, mida näha soovid ja ma näitan seda sulle. Ma võpatasin, aga hoidsin peeglit tugevasti käes. Võlupeegel. Kes selle siia oli pannud? Aksel? Ööviu? Milleks? Näita mulle Lauka talu, sõnasin ma peeglile. Suits hajus ning tuttavad hooned ja viljavihke täis põllud tulid vaate välja. Karl August näris karjaaiale toetudes rohukõrt. Isa seisis kühmus õlgadega tema kõrval. Johannes oli asetanud käe isa õlale ja pigistas seda. Mu kõht tõmbus sõlme. Nad olid kolmekesi nii troostitud. Liigutasin peeglit veidi ja nägin talumaja. Ema istus lävepakul ja toetas pead vastu uksepiite. Pisarad jooksid üle ta põskede. Aitab, sõnasin ja peegli pind kattus suitsuga. Järgmine mõte tuli kiiresti. Näita mulle, ütlesin ma, ent jätsin lause poolikuks. Ma teadsin, mida ma tahtsin näha. Ma teadsin, et see teeb mulle haiget. Ma teadsin, et ma ei tohiks ennast niimoodi piinata, aga kui üks maagiline peegel minu kätte jõudis, siis ma võisin ju seda ometi teha. Keerata nuga haavas, tunda magus kibedat enesehaletsust, äkki isegi lootust. Näita mulle Margust, ütlesin ma peeglile. Margus tuli peegli vaate välja, nägu punane ja suu naerust õieli. Tema käes oli viinapits läbipaistva vedelikuga. Viimase kummutas ta ühe hooga kõrist alla ja esimese põrutas lauale. Kihlus! Hüüdis ta üle toa ja pööras pea küljele. Peegel liikus temaga kaasa ja ma nägin Ainot, hõberahadega pruudipärg peas, istumas Marguse kõrval. Silmad suured, suu viisakalt väikeseks pigistatud, põsed kambri soojusest õhetamas. Mul hakkas kõhus pöörama. Aitab, sõnasin ma kiiresti ja peegli pind muutus suitsuseks. Ma panin peegli voodile ja hingasin sügavalt sisse ja välja. Aino ja Margus polnud aega kaotanud. Kui kihlus toimus, olid nad kirikus juba esimest korda maha kuulutatud. Millal olid nad kiriku õpetaja juures käinud? Täna, pühapäeval. Mu käed tõmbusid rusikasse. Kellel nüüd abiellumisega kiire oli? Haarasin peegli uuesti kätte. Näita Ainot. Aino oli keeranud end Marguse ema poole, kes laua taga istus ja viina mekkis. Ja see oli viimane, mis ma temast nägin. Siis tõmbas vanapagan tõlla ukse kinni ja tõld kadus kui vits vette. Ei jõudnud ma talle appi. Marguse ema raputas pead. Nii see läheb, kui vanapaganaga käed lüüa, sõnas ta
ja lõi risti ette. Hea, et sina sellest pääsesid. Poleks pääsenud, kui kukk poleks laulnud. Jumal tänatud varase kukelaulu eest. Jumal tänatud. Marguse ema tõstis käe ja katsus hõberaha Aino pärjal. Ega see pajuleheks muutu. Aino raputas ägedalt pead, nii et kogu pärg kõlises. Hei, see on tõeline. Tema naeratus oli teeskluseta ja ta silmad särasid ülemeelikult. Pigistasin peeglit käes. Näita mulle! Ma vakatasin. Peaaegu oleks ma öelnud, näita mulle teed põrgust välja. Aga sain pidama. Võluesemed olid loomuomaselt vigurlikud. Ehk oli see siia pandud just selle jaoks, et teada saada, kuidas ma põrgust põgeneksin. Mis oleks olnud loomulikum, kui seda küsida? Noor abielunaine, vägisi põrgusse toodud, sarvilised põrgulised ümberringi. Kõik need olid piisavad põhjused, miks põrgust minema tahta. Ja muidugi ka see, et tegemist oli põrguga. Ei, ma ei küsi seda. Piisab sellest, et peegel teadis mu koduigatsusest ning Ainost ja Margusest. Panin peegli tagasi karpi ja kummardasin üle voodi, et padi kätte haarata. Peitsin karbi padja alla, samasse kohta, kus ta ennegi oli. Te kuulsite teist osa Häli Kivisilla ulmejutust Siidisärki kuldakörti. Järgmine osa täpselt nädala pärast. Kui aga jutt lõppes liiga põneva koha peal ja nädala aega kannatada ei jaksa, siis hakka meie toetajaks lehel patreon.com/tumedad tunnid ja kuula tervet juttu algusest lõpuni juba praegu. Seni jagage meid sotsiaalmeedias oma sõprade ja vaenlastega. Kõhedate kuulmisteni!